tere! Avesta uue aasta, mis on eesli aasta. Uue aasta esimesel päeval on mõistlik küsida meil kõigil, kust ma lilleke siia sain. Ehk siis valisin tänaseks õppematerjaliks, millega õppida nii eesti keelt kui kirjandust, millega teha väike kevadine suur puhastus ja inventuur. Juudid teevad seda igal hommikul. Kes ma olen? Kus ma olen? Ja kus mu asjad on? Umbes seesuguse inventuuri teeme täna koos sinuga. Meie materjali pealkiri on Rändrahvad Džingis Khani poegadest Marbella viikingiteni. Me paneme koos kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Seejärel sina, mu kallis, kes sa astusid täna uude aastasse koos planeediga, korrastad robottõlke. Robottõlge jutustab kirjanduse tegelaskujudest, rändrüütlitest, trubaduuridest, nomaadidest. Proovi kätt, tee robot korda. Mis ta siis tuleb möllama vigatega? Ja kolmas ülesanne on kõige mõnusam. Naudi tänast päeva. Seda imelist kevadist hõiset elasime talve üle peaaegu jälle. Ja kirjuta oma ja oma perekonna kogemustest erinevate rändeliikidega ja valmisolekust Eestist lahkuda. Sul on selle jaoks terve paberi tagumine külg. Kui ma seda õppematerjali koostama hakkasin, oli maailm teistsugune. Tänaseks on 3.–4. nädal käimas Lähis-Idas. 3. maailmasõda ja kogu meie vaatenurk, kogemus, oskus, taju, tunnetus on just nende viimaste nädalatega muutunud täiesti. Kirjutasin pealkirja sisse hästi palju sõnumit ja kujundit ja suhtumist ja irooniat. Rändrahvad Džingis Khani, juhin tähelepanu õigesti kirjutades, on Džingis Khani nime keskel, näisite kripsti. Džingis Khani poegadest Marbella viikingiteni. See siin on nüüd siis iroonia. Džingis Khan, mongoli tatari diktaator, türann, impeeriumi rajaja, sai hakkama sellega, et edasi-tagasi üle venelaste kapates tegi ta pikka kasvu, heledat verd sinisilmsetest slaavlastest oma pojad. Hoopis teistsugune tüpaaž. Igati. Ja ühtlasi on Marbella viikingites kui väljendis see. Me oleme nii uhked selle üle. Meie ikka oleme need viikingid ja me ikka ainult orjad pole olnud kogu ajaloo jooksul. Samas, miks me siis sel moel käitume, mehed? See, kes ülbab ja laiab, laamendab ja sellega oma väikest rahvast ohustab, on kehastunud alaväärsuskompleks, nimesid nimetamata. Üks mis kindel, kui ei tea, mine kooli. Ole see Kallas või Tsahkna. 21. punkt. Järgarv on absoluutselt ainus
koht, kus üldse punkt käib numbri järel, palun. 21. sajandi slaavlaste sõja alates ning põgenike vooliik üks sõna vallandudes kartsid ja kurtsid eestlased, et nüüd teevad miljonid Maarjamaale on mõistagi üks sõna Jumala ema nimesse pühitsetud püha maa meil siin. Ja need saabujad kartsid, tähendab eestlased kartsid ja kurtsid, et saabujad teevad siia ukrainlaste koloonia mõttekriips. Justkui üks sõna väikese kaarekesega kokku, justkui ükski rahvas oleks alati olnud praeguses asupaigas. Üks sõna, USA lühendid punktideta Eestis, ballistilised raketid Pärsia pihta teisendasid tegelikkuse. Ühest küljest on võimalik, et 3. maailmasõda üsna sageli kasutatakse rahvusvaheliselt just niisugust kirjapilti World War III. 3. maailmasõda ongi alanud, mõttekriips, paneme selle põimlause kiilukese 2 mõttekriipsu vahele, nagu väidab politoloog Toomas Alatalu, mõttekriips korras. Teisalt ei süüdista 3000+ Dubaist tagasi pagenud ilmselt enam teiste rahvaste varjuotsijaid üks sõna poolitusmärk rea lõpus. Kõigis 7 surmapatus, patutase üks sõna. Meie piilume toimuvat nagu õnneks kauget ulmefilmi, žanr üks sõna ja ühtlasi juhin tähelepanu, et ka need inimesed, kes rakettide ja droonide peale lennates olid Dubai või Omaani või teiste sealsete kohtade niisugustes piirkondades, kus kohe ei olnud näha, mis juhtub ja juhtub tänini. Sellisel puhul, kui me hakkasime jagama videoid koha pealt, väitsid, et tegemist on halvasti tehtud AI tootega kuni. Nad on õnneks kodus pisarsilmil nüüd eestlasi tänanud koju aitamise eest. Arvestades, et Saudi Araabias tuli siin hiljuti lumi maha, et Tenerifel on praegu miinused, Islandil on kohutavad lumetormid praegu just. Kallis, täname ja õnnistame, et me oleme oma kodus. Kuhu sinu ülejäänud üks sõna, sõrmed osutavad koma, kui kellelegi näpuga näitad. Nagu sa näed, järgneb saatelause, ehk siis see on otsekõne. Järelikult on mõistlik alustada seda rida jutumärkidega. Jutumärgid algavad, kuhu sinu ülejäänud sõrmed osutavad, kui kellelegi näpuga näitad. Ahaa, jutumärgid kinni. Küsis väike Mari, keskea kriisis kõik 3 sõna kokku punamütsikeselt õunaaia etenduses. Kõik 3 sõna koos, Südamesalu Salavägi, autor sulgudes, mina. Rääkisime sellest, mismoodi käituvad punamütsike, Tuhka-Triinu lumivalgeke, Pinocchio, naksitrallid, etc., kui nad on 50+.
seoses Burger Kingi selles ümberütlemises, mida harrastatakse antud õppevahendis korduvalt, on näha meie Nõukogude lastetuba, kuivõrd meil tuli sageli külastada KGB-d ja teisi organeid, kuivõrd me õppisime läbi lillede väljenduma, salaja kirikus käima ja muid toredusi sooritama, siis selle lastetoa pealt ei söanda tubli pioneer ka praegu väga volilt hullude diktaatorite nimesid nimetada, sest me ei tea, kumb siia valitsema saab. Seoses Burger Kingi märatsemisega senini segamatult ja igavesti jõuka ja turvalisena tundunud šeikide maal üks sõna tuli rahvastele meelde, et need on iidsed Pärsia ja Bütsants. Ka eestlaste sees on Pärsia verd, Asser-Murutari esiema, punaste lokkidega päreslanna toodi sõjasaagina Eestisse. Tema pojad pidasid ja peavad Setumaal Mitra Mikko poodi. Ja Alo Alas, kirjaniku nimega Asser-Murutar, tõlkis ja kirjutas Pärsia luulet. Lihtsurelikud, üks sõna, kes olid seni nende peale kadedad, kes endale külluslikke talvepuhkusi, üks sõna said lubada, põimlause kiil sai läbi, pealause jätkub, lihtsurelikud jälgisid edukate tagasirännet, üks sõna, poolitusmärkide lõpus, Läänemere, üks sõna. Me kirjutame lahku Punane meri, Must meri, Kaspia meri, Barentsi meri, aga kokku kirjutame Läänemeri ja Vahemeri. Läänemere äärde nagu arvutimängu üks sõna ning ilkusid mannetute ministrite kallal. Seni nimetasime Tsahknat Tšuknaks, kuni Chuck Norris tüdines ja läks ära. Lehva. Seni on maade avastamine võib-olla nii koos kui lahus a la Krusenstern, Raplamaa, Parun ja Barclay de Tolly sealtpoolt tõrva taga ning uute alade vallutamine tundunud romantiline ja dramaatiline koolon. Selgitame. Vastsete põllusidekriips ja karjamaade üks sõna. Hõlvamine on näinud põnev ja pidev. 700-aastase, kõik kolm sõna koos, 700-aastase orjaaja üks sõna, itku ja eneseholetsusega üks sõna, vaheldumisi. On kiideldud, kuidas ikka meie viikingid Sigtunaal Ruotsi kunnile peksa andsid. Eestlased saabusid mäletatavasti enne muiste kokku üle Uraali siia Peipsi veerde ning on erinevatel aegadel nii Krimmi, Siberisse, Rootsi, USA-sse, Austraaliasse kui ka Hispaaniasse rännanud, kui enam Eduard Vilde raamatutes kirjeldatud kombel valget laeva oodata ei ole jaksanud. Triloogias Mahtra sõda on esitanud Eduard Vilde, kirjanik, poliitik, suurepärase läbilõike meie pürgimustest ja meie ajaloolistest
valikutest. Mitte, et me nendest õppinud oleksime. Ajalooürikud, kõik 3 sõna koos, on üksmeelel kokku, et Saksamaalt Eestisse ja Euroopast Põhja-Ameerikasse asustati niinimetatud lühendid, palun, ilma punktita. Pahad poisid, kellega kodumaal üks sõna hakkama ei saadud. Baltisakslasteks kokku said sageli just sõnakuulmatud üks sõna, sindrinahad kokku, kes samas osutusid geniaalseteks kirikute ja mõisate rajajateks ning viljasortide üks sõna ja hobusetõugude üks sõna aretajateks. Märgilisena on tõesti alati need probleemsed pahad poisid, vähe sellest, et naistele meeldinud ja kui ei meeldi, siis ise võtnud, mida tahavad ja eestlased teinud sedamoodi esimese õigusega. Peale selle on andekad. Viljasorte hobusetõuge aretas Graf von Berg. Põlisameeriklased üks sõna omakorda kokku said tunda Euroopa kurikaelte üks sõna, käekirja üks sõna, selgitame, indiaani rahvaste üks sõna, kodu koloniseerima laevatati pätid, keda oli lihtsam pidada teisel pool maakera üks sõna kui vangitornides kokku. Inuitid üks sõna. Tähendab, loomulikult ta ongi üks sõna. Inuitid saavad 2026. aastal tunda, mida tähendab pisiasi üks sõna, et kunagi Ameerikasse deporteeritud Iiri sulide lapsuke. Hulltunni on iirlane. Unustab Gröönimaa üks sõna aardeid ihaledes fakti, et see suuremat sorti üks sõna, saar, on olnud kas iseseisev üks sõna või Taani kuningriigi üks sõna alluvuses ning McDonaldsit seal jumalate abiga olnud pole. Kummaline on see, kuidas eestlase geenides on kogu planeet. Inuiti geen minu lastes on Inga Murutari genofondi kaudu ja palju, 5% inuiti. Mööda merd on tulnud võrratut materjali ja ühtlasi ristates sakslast Graf von Bergi, Mäealma vanaisa ja Poola töölisjuuti on saadud mu papa, kui ühe inimese sees on sakslane ja juut, keda ahju ajame, kes ajab, sellepärast eestlane ise vabatahtlikult ahju ronibki, aga selle eest pidevalt. Sõjapõgenike üks sõna, uusim rahvaste rände üks sõna, laine, on ellujäämise kokku nimel joostes ja lennates asendunud põlglikult kirjeldatud lodevusside kriips, mugavusside kriips paguluse
mõttekriips. Ehkki need 10 000 eestlased, kes oma hariduse isamaalt üks sõna võõrsile viinud, on põgenenud hüperelektri hindadest kõik sõnad koos, tingitud eluohtliku kokku hinnatõusu üks sõna eest. Meil on eesti keel käsil. Sotsiaalkriitika tuleb sul siia kirja, kui see juhtub olema põhjus, miks sa oled valmis Eestist lahkuma. Mis siis, et viin on siin nüüdisorjade üks sõna, meelte segamiseks odavam kui vesi. Vähemasti on meil mõlemad olemas, vesi ka. Maksujõulistele kokku, Uus-Meremaa chosen one'idele, siin on suhtumine, maksujõulistele Uus-Meremaa, chosen one'idele beebipraadi üks sõna serveeriv Epsteini saar. Eliidi pedofiiliast ja kannibalismist, rituaalsetest roimadest, beebifarmidest on sedavõrd palju materjali uuemal ajal nii YouTube'i kui teistesse kanalitesse laetud. Sellel kenal kevadel pikemalt ei peatuks. Sina kasvata oma lapsed üles, ära söö neid ära. Epsteini saar, kenadele kodanlastele Bali ja Aafrika. Muusikkirjanik Tom, kuidas rännata ilma hirmuta, Valsberg. Ja Stella Shakti, kunstnikkirjanik. Talvituvad Guatemalas ja Sri Lankal selleks, et õrnade olenditena mitte ainult ellu, vaid ka töökorda üks sõna jääda. Õigupoolest kokku on ka tööränne kokku ja koolidesse minek, püüdlus tõusta üle survival mode'i, mõttekriips. Meil ei ole kõiki alasid. Ja kes meist ei unistaks pensionipõlvest, kokku loomulikult, palmi all, mõttekriips, palm tuleb õigesti valida, dementsest Donaldist, võimalikult eemal nii geograafilise turvalisuse kui uudiste toksilisest väljas. Ühtlasi on mitmed elualad kokku, olemuselt ülemaailmsed, 3 sõna koos, kirjeldame. Teismelisena tähelennu üks sõna teinud Vanilla Ninja naised lähevad Viini Eurovisioonile. Lena ja Pireti kui supertublide üks sõna, pereemade kokku, taluperenaiste 3 sõna koos, igapäevatöö kõik 3 sõna koos, kõrvalhüppele üks sõna, mingu teil hästi, tüdrukud, igihaljaste kokku, lasterikaste kokku, multitalendikate kokku, veteranide elutöö üks sõna, preemiareis üks sõna, ilmaveerelt Donau äärde ja tagasi. Erinevalt planeeti korduvalt tabanud asteroidide ja katastroofide järel paratamatult järgnenud lõplikust rändest. Ka praegu tiirleme ja pöörleme justkui üks sõna, komeetide lennukoridori üks sõna, kiiruskaamera üks sõna ning ohkame iga natukese aja tagant
koolon, jutumärgid algavad, mööda läks, jutumärgid kinni, Neitsi saarte kokku pedofiilialt ja kannibalismilt, tähelepanu, üks sõna, eemale juhtiv rahutuvi, üks sõna, lend, pomm, nokas. Kujuta ette, lendab rahutuvi, pomm, nokas ja kohtub tee peal lapsi toova kurega, kes asetab lapsed kosmeetikatööstuse ja gurmee katlasse. Pomm-nokas on illusoorselt tühiseks muutunud nii Kremli massimõrvad kokku, massimõrvarid, kui ka Siberi-aluse üks sõna pommi. Kuriilide kandis on õhku lendamiseks rõhku kogumas laavalaam kokku ning ärgastumas on ka Islandi, Alaska ja Kanaaride alused vulkaanid. Nii turi, põnev. Tahate ikka Pompei tüüpi? See oli siis laava alla mattunud linn. Kes koolis käib, see teab. Ekstreempuhkust, üks sõna, või kodus õnnelik olla. Äsja publiku ette rullunud meisterlik film Meie Eerika. Filmi nimi jutumärkides Meie Eerika Salumäe loost tuletas meelde mõttekriips, nagu varasem vehkleja jutumärkide sees ja Kalev jutumärkide sees. Mõttekriips, kiil hemmatud, et sport on väike sõda. Ai, mulle meeldib see kujund. Sport on väike sõda, millega kaasneb pidev ränne. Mõistagi on sinimustvalge lipu keeles. Vaikse vastuhaku üks sõna, juttu kõnelevad kiivrid paremad kui need teised. Raudse eesriide üks sõna, tagant ära hüpanud muusikud ja teadlased on võinud kirjeldada, mis tunne on enam mitte koju pääseda. Samal ajal, kui rändlinnud, mõistagi on linnuliik üks sõna, parvlevad hõisates Põhjala poole. Kirjanduses on rändajad nii põgenikud ja seiklejad kui ka boheemlased ja mässajad või siis rändrottide, poolitusmärk rea lõpus, tüüpi rass, kellel on kodus seal kus kotid maas. Tavatseme nende esitegijana kokku kujutleda ja kujustada Džingis sidekriips Khaani, sulgudes näed, missugune on selle legendaarse vägeva hirmsa kuju kirjapilt. Tema lapsi võid külastada Lasnamäel, Tapal, Paldiskis, tänavapildis. Džingis Khaani juhitud mongoleid ja tatarlasi. Taltsad kodused isiksused pelgavad hulguseid ja hulkureid. Allikas, sulgudes, ning loevad George Orwelli ja Henry Milleri teostest sümbolistlikus koma ja koma on rea lõpus.
sümbolistlikus, koma metafoorses, koma allegoorilises ja faktilises võtmes. Hoiatusi, koma, mida mongoli tatari üks sõna, alfa isased üks sõna, oma ülemaailmsete 3 sõna koos impeeriumidega teha võivad, teevadki. Sama teevad, mida nii kiskjad kui rohusööjad, teised loomad. Nad tapavad isased isendid ja sigitavad emastega oma järglased. Tehtud. Bioloogiline relv püksis. Seni, kuni vagad valged tegelevad juutide vihkamise ja afrode kartmisega. Caroline Humphrey ja David Smith väidavad ühises traktaadis, nomaadlus ei ole enam ammu kangelaslik ega romantiline. Pärast sulgusid on koma. Los Angeles Review of Books kinnitab samuti, et 21. punkt, sajandi nomaadlus on tragöödia, millel pole Marbella ja Beverly Hillsi rikkurite omatahtsi üks sõna, et tulen aga jälle, lähen aga jälle globaalse elulaadiga kokku mingit pistmist. Küüditamise ja paadipaguluse taustaga eestlased võivad viimastele sama kaua noist rändevormidest üks sõna jutustada, kui juudarahvas kokku holokaustist seni kadestatud Dubaist evakueerujate üle ilkumise ja kadeda põlguse varjus mõtiskleme isamaalisi üks sõna laule lauldes, kuhu rännata, kui Refpropa, see on nõukogude tüüpi lühend, nõukogude ajal panime niisugusi kollsõnu kokku, politrukk ja sampoliit, etc. See siin on Refpropa, reformi propaganda kohaselt valmis saanud Eestile unistataksegi rinne, sõjatanner üks sõna reaalselt kaela. Robottõlkega käisin eestikeelseks niisuguse asja nagu siis ülevaade, mis asi on nomaadlus kirjanduses. Kirjanduse rändtegelased kehastavad vabaduse messu ellujäämise ja vaimse otsimise teemasid, toimides sageli muutuste katalüsaatoritena või välja kujunenud ühiskondades outsideritena. Ja neid kujutletakse maanteereisi road trip tralala meetodil siis kas romantilise, sõltumatu või hävitava marginaliseeritud eesmärgitute ränduritena. Kole. Ja siis nad on meil otsijad, rändajad, pagulased, mässajad, ellujääjad, katalüsaatorid. Ja kui sind huvitab see teema sügavamalt, soovitan väga vaadata seda. Selles videos räägivad siis omavahel sõbrad, üliägedad teadlased, vaimukad, karismaatilised, toredad mehed, räägivad sellest the wonders who shaped our world
ja omavahel vateravad Anthony Sutton ja Barnaby Rogers. Kui sa, kallis, hakkad kirjutama oma perekonna kogemusest, ehk on sul põhjus tänasel päikeselisel laupäeval, homsel päikeselisel pühapäeval minna vanaema, vanaisa juurde nende käest küsida küüditamiste, tagakiusamiste, paadi põgenemiste kohta. Ära tee seda viga, mille tegin mina, maha magasin, kõik muu oli tähtsam. Ja kui ma oleksin tahtnud Ida Ahvenalt küsida, oma norrajuurselt vanaemalt, Lindalt juurde uurida rannarootslaste Tohvelmannide kohta, oli hilja. Minu isa oma von Bergidest esivanemate kohta palju ei teadnud. Ta kasvas lastekodus. Küll aga on uhke olla inuiitide ja päraslaste ema. Vägev on olla kokku pandud grantsina. Me oleme sitked. Me tuleme kõigest läbi, üle ja välja. Mine vanaemale külla, küsi, pane kirja, naudi ja tänagem taevast võimaluse eest elada pühal Eestimaal. Ole hoitud.